Viimasel ajal on väga palju juttu sooleuuringute tähtsusest. Millised on aga soolehaiguste sümptomid ja kui tähtis on õigeaegne ravi? Seedetrakti haigusi on tegelikult väga palju ja seetõttu sümptomid on erinevad. Kui me räägime näiteks mao- ja söögitoru haigustest, siis tavaliselt esinevad kõrvetised, röhitised, klimpkurgus, ülakõhu valu peale söömist. Kui me räägime näiteks jämesoole patoloogiast, siis võivad esineda veritsused pärasoolest, kõhukinnisused, kõhulahtisused, kõhupuhitused, ka mõnikord kõhuvalu või siis ebaselge kaalulangus. Ja tegelikult, kui me räägime jämesoolevähist, siis ei pruugi üldse sümptomid olla varases faasis, kuna tavaliselt jämesoolevähk areneb healoomulistest moodustistest. Ja tegelikult, kui on juba sümptomid tekkinud, see tähendab, et haigus on juba hilises faasis. Jämesoole kasvajad, mis on avastatud varases faasis, täielikult ravitavad ja tegelikult kahjuks praegu jämesoolevähk nooreneb ja seetõttu sõeluuringud Euroopas ja USAs on oluliselt varem kui Eestis. Ehk siis mida varem me avastame, seda lihtsam ja tõhusam ravi. Kuidas saab jämesoolevähki uurida? Kõige lihtsam on peitveretest ja uuringutest on õige uuring koloskoopia, kui me saame seespoolt kõik seinad üle vaadata ja vajadusel proove ka võtta. Teil teostatakse ka gastroskoopiat. On seda võimalik teha sedatsiooniga? Ja, me teeme uuringut nii sedatsioonis kui ka ilma ja sedatsioon tähendab väike narkoos, nii et protseduuri ajal patsient magab. Ärgates, kui protseduur on juba tehtud, siis patsient sisuliselt ei tunde ega ei mäleta mitte midagi sellest. Mis sind tõi siia sooleravikliinikusse? Ma tulin sellepärast, et mul olid kõrvetised ja ma mõtlesin, et oleks aeg kontrollida ennast ja lisaks veel, ma saan see aasta 50 ja mõtlesin, et jube tore läks ennast kontrollida üldiselt, et see oli üks nendest punktidest, mida ma tahan nagu teostada oma tervisekontrollis. Ja kuidas sa tundsid ennast pärast protseduuri? Ma tegelikult kartsin hullemat. Ma olen kunagi väga ammu teinud ja mälestused ei ole kõige helgemad ja ma kartsin, et on kuidagi ikkagi vastik on. Aga ei, läks väga rahulikult ja kiiresti ja ei olnud midagi hullu. Ja sooleravikliinikusse saab siis iga patsient ise pöörduda? Ja, meile saab pöörduda ilma saatekirjata. Registreerimine toimub meil telefoni teel või kodulehel, see on üsna lihtne ja me asume Kadrioru plasas, Vesivärava 53. korrusel Estonian Clinic.